üllatusteks valmis. Kuulbet. Tere tulemast vaatama ja kuulama NBA saadet Kuulbeti 6. viga. Kõige triolikum saade siin selle mulla kamaral, sest stuudios on endiselt 3 meest ja me räägime siin täna ka 3 tiimist. Neist 2 räägime siis natuke erinevate nurkadelt, sest nad pole tegelikult 28. mai seisuga oma play-off teekudel lõpetanud ja mine tea, võib-olla üks neist või mõlemad neist elus on ennegi igasugu imesid juhtunud, jõuavad isegi finaal ja sel juhul näeb meie saade natuke totter välja ka. Aga statistika räägib mida tiimide kahjuks, muidugi statistika üksi ei mängi. Selle nalja pidime tegema, et õigel ajal õige saate õigesse kohta üles. Tahtsin sinna jõuda. Okay. Ühesõnaga, igatahes me loodame, et kui see saade lõpuks eetrisse läheb, siis nädala pärast, siis ta läheb õigel ajal, õiges kohas, õigel platvormil. Mitte ei kao universumi ära. Mitte ei kao universumi ära ja siinkohal tervitused Ardo Kaldele. Ja selleks ajaks, kui see saade on eetris, on ta juba oma lõputöö ilusti kaitsnud. Jah. Ja lisaks on siis teada, kes mängivad NBA finaalis, sellepärast, et 4 tiimi 28. mai seisuga olid jäänud konkurentsi, nendeks olid Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers ja New York Knicks. Neist 3 pole mitte kunagi NBA tiitlit võitnud ja 1 võitis 70-ndatel oma viimase tiitli. Ei taha olla koki, aga eelmine kord jäigi rääkimata, et igal juhul on fantastiline, et ma juba eelmine kord ütlesin, et Pacers ja OKC on finaalis, et kumb saab endale siis selle NBA vimpli sinna lae alla tõmmata, et see on ülivinge. Ja 7 erinev meister järjest vist. Pacers on ühes finaalis käinud ja Thunder, OKC siis viimati kahes ühe võitnud. Meie Sonixi asju ikkagi ei loe, OKC ajalooks teeme Seattle'i asju loeme? Ei, ma tahtsin just öelda, et me Seattle Supersonic, oleme aumehed. Seattle Supersonic. Siis on see, et mõlemad klubid on ühe korra finaalis käinud. Just. Mis on ka väga jah, et Indiana käis siin põhimõtteliselt sajandi alguses ja Oklahoma käis aastal 2012, kui siis oli veel koos Russell Westbrook, Kevin Durant ja James Harden ja Serge Ibaka, kes unustatakse tihti ära nende kõrvalt mainimata. Et igapidi, ühesõnaga, nemad on käinud ühe korra finaalis. Minnesota pole mitte kunagi finaalis käinud. Minnesotat siia nüüd tooma. Kui see saade eetrisse läheb, siis... ma lihtsalt mainin ära, et ma tahan kõik need riske hajutada. Okei. Siis, kui seda saadet 5 aasta pärast kuulatakse. Et Minnesota pole mitte kunagi finaalis käinud, kusjuures Minnesota pole kunagi 2 aastat järjest nii kaugele jõudnud nagu lääne finaal. Et nad on ainult aastal 2004 Kevin Garnetti siis... Lateral Sprewell. Kui Kevin Garnett oli MVP ja Lateral Sprewell oli tal kõrval ja Sam Cassell ja Wallis Serbi ja muud mehed, alles siis oli Minnesota üldse esimest korda sai kaugele lääne finaali ja nüüd on nad 2 aastat järjes lääne finaalis. Omanikud on need NBA mõistes vaesed, aga tundub, et nad jagavad matsu. Omanik selle mõttes, et aastal 2025, 28. mai seisuga on veel viimase päevi omanik vanamees Glenn Taylor, Minnesota enda mees ja nüüd tulevad siis uuest hooajast siis Alex Rodriguez, endine pesapallistaar ja Mark Rohr. Kas sa arvad, et Vegas tahab teha seda muinasjutulist lugu, kuidas vanamehele tehakse nagu karbile pronks, et seal on, siis peavad asjad vigastada, siis peavad inimesed vigastada saama. See on võimalik. Aga ma loodan, et seda ei juhtu. Nüüd siin, ütleme, selleks hetkeks on esimene mäng juba ära olnud. Finaalis. Ja. Tõenäoliselt. Kui ei ole, kui mitte teine. 2 seeriat ei ole läinud 3-1 pealt 7-ndasse. Jah, just. Okei. Selles suhtes, kui ma praegu siin puitu panen, siis... Kuigi vist isegi piisab 1, vaata. Piisab, et 1 seerial 7 peale ja siis kui see saade jõuab eetrisse, siis pole veel game 1 toimunud. Igatahes, aga on teada, kes on finaalis. See on teada. Millist uudistega me siis rabame neid, kes seda kuulavad? Meil inimesed saates ütlemata mõned uudised, mis ma arvan, et need, kes ei ole ülifanaatilised NBA uudiste jälgijad, ei ole võib-olla tähele pannud. Need on jäselt kui Kalevi all nii anda. Ja on siis see, et Shams Charania andis teada sellest, et Spursi fookus suveplaanide asjas on liikunud Giannis Antetokounmpo pealt siis Kevin Duranti peale, et Durant on odavam kätte saada kui Giannist, on nad aru saanud.
see võib olla kahtepidi, et üks on see, et esiteks siin Spurs, kes üsnagi suure tõenäosusega saab teha parima pakkumise Giannise nimel, võib-olla tahab manipuleerida Paxiga, et me ei pea üldse nagu oma parimat pakkumist tegema, võime ka minna teiste jutule. Teine pool on ka see, et mine tea, võib-olla on see puhtalt see, et Spurs näeb, et Pax küsib Giannise eest absurdset asja. Mina näen seda selliselt, et kui Durandi move'id Wembile õpetada, siis see on, ta on niikuinii unstoppable, aga ütleme nagu mentorina viskamist, Durant annab sulle ikkagi 2 aastat veel ja selleks hetkeks Spursi ülejäänud nendest noortest võib-olla kerkib ka veel kedagi. No mõtle, sul on siis ja seda Giannist ikkagi Chris Paul ka ju. Pigem väljakul, kui sa ütleme, et sa oled nüüd, kujutad ette, et sa oled NBA klubi peatreener. Kas sa pigem tahaksid, et sul oleks väljakul Wemby ja KD või Wemby ja Giannis? Wemby ja Giannis, kahtlemata. Giannist, sorry, aga Giannis on olnud 7 aastat järjest MVP kandidaat, väga suure põhjus, väga õigustatult. Ja kui see hinnasilt on nii erinev, et ikkagi Giannis, sellepärast, et Giannis on üks 3 mängijast see viimase 7 aastases, kes ei ole nagu 35 aastane või vanem, kes on toonud tiitli mõnele tiimile. Wemby on alfa ja KD võib võtta selle second seedi. Ütleme nii, et ma lihtsalt tahan näha Giannis ja Wemby kaitset versus KD pluss Wemby. KD on soliidne kaitse. Ja ta on soliidne kaitse, aga kui palju sa teda saad? 50 mängu saad? Rünnakul sa saad 3 tükki sarveda vahele. Aga mitu mängu sa saad? Me arvasime, et Jetilt ka mänge ei saa. Jet on 3 aastaga NBA-s, mis ta on olnud. Jet on 23 või 4 ka. ja aga Jet on 3 aastat olnud NBA-s ja teinud selle aega 110 mängu. Okei, siis nädala pärast oleme targemad. Nädala pärast on targemad ja igatahes selge on see, et Spurs mingisuguse lükke tõenäoliselt suvel teeb, kas on Giannis, kas on Durant, saame näha. Mõned siin juba ka teevad siuksed nagu suitsukatet, et tegelikult Spurs saab jätta teist valikut endale alles, sest nad arvavad, et see noormees, kes tõenäoliselt läheb teise valikuga, Dylan Harper, mängujuht, on väga-väga andekas ja kõva mees, keda nad tahavad just nagu Wemby kõrvale tuua. Tuleb järgmine Scoot Henderson, nad pigem vahet ära. Ei tea, vaata. Ja neil on muidugi see Castley teema, aga vaata, üks asi... Neil on ka Foxid teema. Ja vaata, sa näitasid ühte tabelit, et see on ilmselt nagu rukkide puhul on nagu andestatav, aga ta oli mingi metsikult kehva viskega vist. See Castle, jah. Et tal on ka nagu asju, mis nagu ikka vajavad parandamist. See viskevalik, eks ilmselt on, ja see on nagu noor mängijana tal väga võimendatud. Efektiivsus igat pidi, jah. Aga tal lastakse möllata ka muidugi praegu. Seal oodatakse, et Fox terveks raviks ennast, et siis nad hakkavad edasi. Jah, tähendab, et kui nad seda Harperit tahaks võtta, siis nad ju ilmselgelt näiteks seda, et 3-4 aasta pärast nad mõtleks, et Foxi võib-olla ei ole enam. Huvitav on see, et me räägime Spursist, kuigi tegelikult peaksime rääkima väljalangenutest. Nii, aga me jõuame sinna ka. Kõigepealt 2 asja veel, et me eelmises saates unustasime ebaõiglaselt ära ja õnnitleda ikkagi Fenerbahce tiimi ja Šarunas Jasikevitšus, kes on üks vähestest, väga-väga vähestest indiviididest, kes on võitnud Euroliiga nii mängija kui treenerina. 4. siis ja lisaks Šarunas ootas päris kaua aega seda. Ja 3 erineva klubiga, see on fenomenaalne. On. Finaalis käinud. Võitnud 3 erineva Euroliiga klubiga. Mida sa räägid, Erki? Šarunas Jasikevitš mängijana on võitnud 3 erineva klubiga. Šarunas võitis esimest korda Euroliiga. Treenerina esimest korda, mängijana 3 korda. Ja, et siin ongi, et tal on nii palju neid tiitlid ei jõua lugeda. Ja Läti poiss sai ka. Saagars, kes ei olnud platsil. Ja. Aga seal oli ka mõned endised NBA mängid ja lihtsalt mainin ära ikkagi Wade Baldwin 4 siin korraks tsirtsutas NBA's ringi, enne kui läks Euroopasse ja see Nigel Hayes ja mõned mehed veel on ka teinud. Ei, seal oli kõvasti, see Melli on käinud ja see kõik veel olid. Ma ikka päris paljud olid seal läbi käinud. Ja ongi, et Aga samas me saame aru, miks nad NBA-s ei mängi. Jah, mul ongi... Nad tahavad suuremat rolli ja NBA-s nad ei saa seda. Esiteks üks on rolli teema, teine on lihtsalt see, et ka raha, kui sa Euroliigas tipptegija võib olla suurem kui NBA miinimumleping tegelikult on ju. Ja teine asi on ka ikkagi see, et Euroopas on parem elada. Jah, maksud on paremad. Nii ja naa, on.
22%. jah, Euroopas on parem elada, parem kliima, parem rahvas. Eriti kui seal Vahemere ääres saad olla rahulikult. Vahemere dieet on ju See väga kubiseb. Aga noh, ma tahtsin öelda ka seda, et alati iga aasta, kui ma Euroliiga finaali vaatan ja ma vaatan, viimased 5 aastat ma vaatan iga aasta Euroliiga finaali, lihtsalt näha, kes on parimad tiimid, kes sinna on saanud. Ja ma mõtlen, et head kossu mängitakse, mul ei ole ühtegi etteheidet nagu kvaliteedile, mängu kvaliteet on hea, mäng jookseb sujuvalt, aga no alati on see, et nagu need just ongi, et nagu kuidagi nagu ei harju sellega ära, et Wade Baldwinid ja mingisugused Jordan Lloydid on nagu niivõrd kandvates rollides, aga mängu vältel sa harjud sellega ära, et mängu alguses on see, et oota, Wade Baldwin on nagu tegija või okei. Sa pead konteksti sisse elama. Et Daniel Tyson põhimõtteliselt nagu üks kõige olulisem mees Monacol, keda üldse nagu võib arvata, et on. Ja tugevalt üle poole meediapildist läheb treenerite peale. Jah, just. Ehk siis, et see on hoopis teine aga ei, hea finaal oli, Fenerbahce võitis teenitult, kahju Mike James'is, kes ma ei tea, mitu aastat on seda tiitlit tahtinud selle Euroliigas. No ma ütlen, see Mike James, ta mängijana on hea mees, aga oma selle iseloomuga pigem ta ei olegi teeninud seda tiitlit. Kas Mike James on natuke Euroliiga Harden? Ei, ma ei oskagi teda nagu kokku ütelda. Või Iverson. Ei, Iverson ja kingad on talle liiga lõpeta. Oota, lihtsalt kuule. Iverson käis Harden parimal juhul. Kuule, Iverson käis 1 korra finaalis, kõik. Ma ei tea, sa vist sinu silmis Iverson on see, kes mängis Besiktas, mängis 35. Ei, ma lihtsalt ütlen ära, Iverson mängis 1 korra NBA finaalis, kõik. Jaa, aga kellega ta sinna ronis? Ei, ma ei... James ja Harden on vähe täpsem, sest et vaata, mis ansambel on sellel... Tulge sealt kanalist välja, las see jääda. Ei, ma lihtsalt alati kõik ütled Iverson... See on see, et toolid räägivad nendest asjadest, millest ei peaks. Ma mõtlen ka seda, et McGrady ei saanudki esimest raundist välja. No ma lihtsalt mainin mõned faktid. No Harden ikkagi jõudis ka üsna kaugele. Ja Harden jõudis väga kaugele. No ja James on ka ikkagi ju käinud ja olnud ja teinud. Okei, lisaks mainin ka selle ära, et ma proovin siis, kui see episood läheb laivi, äkki me siis, meil lubatakse läheb ülesse ja siis, kui Siim Semiskar äkki lubab meil seda korvpalligrupis nagu jagada erandkorras nii-öelda nagu teha otse promo siis nagu konkreetsele osale, siis minu ülim lugupidamine Rapla korvpalli eestvedajale Jaak Karbile, kes tänase hooaja järel siis pani nüüd oma ametiposti maha Rapla klubi presidendina juhina. Ta vedas seda Rapla, ma ei tea, palju need aastad kokku tuli, 20 vist. Et ühesõnaga Raplas sai Kossu pealinn Jaagu juhtimisel mõneks ajaks. Rapla sai hõbemedali ja mitu pronksmedalit, ka sel aastal ta on see pronksmedali TalTechi vastu. Ja ma arvan, et on väga vähe Eestis nagu neid Kossu organisaatorid, kes on niivõrd palju teinud ära kohaliku korvpalli jaoks, kui seda on Jaak Karp. Üks näide on ilmselt ka Pärnus, seal on ka ju mingi ärme Rapla juurest ära lähme, et 2004-2005 hooajal, siis kui meil hooaeg lõppes, anti ümbrikud varem, siis meil tehti särgid, et Rapla Eesti meister 2014 tundus juba naljakas ja Aivari Kuusma käel ju hõpe võeti, mis oli tegelikult kuld, et täiesti uskumatu, et selle klubi ma ütlen, et tol hetkel see särk, ma mäletan Riives ja päris naljakas oli, et Riives oli Kalevist tulnud, vaatas, mis sus 2014 Eesti meister No mina olen selle peale, et viimane kord, kus ma käisin nagu saalis otsimas seda suurt Kossu elamust Eesti korvpallist, sest vaata Tartu, Tallinn vastasseis natukene suri ära, kui Rock ikkagi enam tipptasemel ei saanud raha kokku, et mängida enam tipptasemel Kossu. Ülikooli korvpall tuli peale. Ja oota, ma et aga siis oligi ju Tarvas, eks ole, lühikest aega ja siis tuli korraks nüüd Rapla ja kui 2016, kui ma mäletan praegu õigesti, kui Rapla ja Cramo oli finaalis, teie, kes te ei olnud siis Rapla seal Kossu saalis, ossa poiss, mis show pandi püsti seal Raplas ja kuidas see üsnagi väike korvpallihall nagu pakiti puupüsti täis ja need trummid ja see valgusshow ja see bürovärk ja ühesõnaga kõik, mis seal oli nagu vägev ja ma ütlen, et nagu tõesti lühikest aega, aga kindlat aega oli Rapla ikkagi nagu Eesti korvpallikants number 1, nüüd Keila korraks proovis seda ära võtta,
suuremate vägede toel. Läks sellega. Ja nüüd teeb ju Taldek päriselt show'd seal ülikooli rahvaga. No, Taldek on tegelikult juba pikemat aega teinud ja tunnustus ka Taldekile selle eest, nad teevad väga kõva tööd. Aga ma ütlen, et mul on nagu lihtsalt niivõrd suur respekti. Ma ütlen nagu full disclaimer, ma olen ise lühikest aega olin ka Rapla mängude announcer ja teadustaja. Mis aastatel sina olid? 2016. Said ikka nii. Või 2017 isegi. Aga igatahes tõesti Rapla, loodan, et igatahes Rapla Jaak saab väärilise mantliperi ja Brett Nõmm teeb väga tööd seal. Tahtsin just sama, et... Ja tõesti, mul on hea meel, et sellest on tulnud kõva asi. Brettil on nagu Heiko sarnasus, et close-out game'id võtame ära, et ei jäta midagi juhus oleks, et nii kui... Kuule, siuke tunne nagu ei olegi NBA saade enam. Oota, siis kui ka... Kolm vaala tulevad. Üks asi veel, loodan, et saab kiiresti terveks Stefan Vaaks. Jaa, seda peab küll ütlema, sest just enne saadet tuli teade, et peab minema MCL opile. 4 kuud. Et me nägime seda kaadrit, see nägi alguses andis lootust, et äkki ei ole nii hull, vaata, aga siis ikkagi teise nurga alt nägi paha, aga noor mees taastub kiirelt ja lihtsalt muidu oleks vaata EM-ile saanud peale kindlasti, oleks suur tõenäosuselt. Oleks, jah. Aga las siis taastub ja siis saab terveks ja saab ülikooli Kossuga tegeleda. Ja kõige olulisem asja, et me mainimata, meile käis vahepeal külas ka üks mees, Gerd Kiili. Ja absoluutselt. Miks me seda ei maininud? Soovitame seda saadet järgi kuulata. Me oleksime pidanud juba eelmises saates seda rääkima. Me lihtsalt lapime pool tundi vigu. Et Ardo kindlasti siin juba materdab. Energiapuudus Ardot ei ole, et siin ei teki seda head vaidlust, kus Otto ärritub, mina peksan Villat ja siis Henri siin võibki panna saate pealkirjaks, et räägime kõik euro ja Eesti Kossu uudised ära NBA saates. Igatahes 2029 on EM meil! Bravo. Paneme pärast aplausi siin kõik efektid ka. Vanasti meil oli Henri. Meil on EM, saate aru, me jagame seda 3 riigiga veel, aga siiski meil on mitmed EM-i mängud. Ja 3 kuud tagasi siin vend, kes rääkimas, et kuidas seda värki teevad. Aitäh Heidi Purga, aitäh Gerd Kiili, aitäh kõik, kes andsid oma panuse, aitäh korvpallialaliit kindlasti, kes tegi kõige suuremad. Siin pani linn, siin pani riik, kõik. Ja Linnapäev Sinovski ka tubli selles asjus. Esimest korda sotsid tegid midagi kasulikku. Ja koalitsiooni leppes on sees, et spordihall suur. Jah, see on Tanel teine teema. Aga vaatame. Tanel, ära heida meelt, et tee see Tartusse ära ja siis Tartu vaim on sinuga. Ja seal on vist teema, et alla 15 000 või 10, ma arvan 15 000 on miinimum vist, kui üldse tehakse. Ma täiesti puusalt paugutan, et 2 ülikooli paavad seljad kokku ja miks mitte üks korralik hall Tartusse. Jah. Ma ütleme nii, et ma enam teinile kaasa. Sina ju see kollane punane orav, et Tartu on ju teie kantsed, miks lööge kord majjana? No, seltsimees Ligile küsimus kohe. Seltsimees Ligi ütleb, et kui üldse on kusagil seda mõistlik anna võtmed siis Tanel teeb ära selle pulli. Minge sinna poliitiliselt, las see olla. Aga lihtsalt ütleme, et see on mõtten ja me oleme seda tegelikult alati tahtnud ja jõudu tegijatele, ütlen päriselt. Ja praegu, kus on nad ei jõua seda ilmselt 29. aastaks, aga selle tuules ära teha. Kuna optimist on viletsalt informeeritud pessimist ja ütleme, võib-olla see järgmine EM ongi just Vaaksu EM ja siis on Trail on oma täiesti peaks prime'is olema. Veesaar ja et meil on see võib-olla on see täpselt see EM, kus me koduseente toel võtamegi selle EM 8. kohe ära, mis siin veel C-divisioni kukkudes tundus päris nagu ulme, kui mõelda, et kui kiirelt on võimalik asjad. Ja mäletame, kui on mäletab, kui Jukka sellest rääkis seda visiooni, siis see tundus, et kuule, mida see vend räägib, vaata. Et kuidas see võimalik on, aga näed, on võimalik. On võimalik. Nii, lähme nüüd lõpuks NBA juurde. Räägime 3 tiimist, neist 2 puhul üritame olla ettevaatlikud, sest ei taha midagi ära sõnuda. Aga 1 puhul juba saame küll juba rääkida nende hooajast ja tulevikust ja kõigest muust. Selleks on Denver Nuggets, kes kaotas teises raundis 7 mänguga OKC-le. Ja nüüd Erki, Mikker on sinu. Üldises plaanis me oleme mitu korda rääkinud, et rahaliselt ei tulda ja mängijatena ei tulda Jokitsi raiskam ennast. Et see on hirmus paha vaadata, aga ma ütlen, see Porteri poiss,
see tegeleb sama asjaga, millega tal see poolvend või vend, ei ole nii hull, jah. No kui on võrdsed võistkonnad, see ongi iga mäng on seerias oluline. No see nii on ka jälle, see natukene teed liiga Michael Porterile ju. No tal on nüüd see, et op on vist suht kindel või? Ta läheb opile ju selle õlaga. Et ta näitas sellega sisu, et ta üldse mängis selle õlaga, eks ju. Ja seal üldse kõik mehed mängisid täiesti ribadeks ennast. Lasta olla. Aga seal lihtsalt tuleb rääkida laiemalt. Neil on draftivalikud nüüd olemas, esimese ringi oma järgmine aasta neil seda pole ja siis on OKC-ga mingid sõltuvalt see, mis positsiooni nad saavad, et neil pikke on. Brown tegi minu jaoks täiesti superhea, mitte superhea, aga oli olemas, andis kaitset. Pikendab Browni ära. Gordon peaks olema 3. number, siis ma näen Nuggetsit uuesti tiitlihitlusesse sekkuma. Et kui Gordon oleks 3. iiul selles võistkonnas ja Murray teeks omad jutud ära, aga samas sa ei saa see omanik ei kirjuta nendele hinnasiltidele alla. No luksusmaksu nad ei lähe, et praegu ongi küsimus, et kuidas nad siis... Nad praegu maksavad luksusmaksu. Ikka maksavad või? Jah, neil on kalliduselt 7 tiimi NBA-st, nad maksavad $186 miljonit selle tiimi eest ja nad on luksusmaksus. Sellele omanikule see kindlasti ei ole üldse mitte see ei ole talle meelt mööda. Aga kui sul Jokic on tiimis, siis sa pead seda maksma, aga küsimus on, et see tiim, mis on praegu ja nii palju on luksusmaksus, see on natuke palju isegi. No Porteril on, mina ütlen, haisev leping. No tegelikult ongi, et selles mõttes, et kõik Nuggets ja off-season nagu liigutused, sest ega neil nagu vaba agendid on ainult nagu rollimängijad, et Westbrook saab mõelda, kas ta tahab seda player optionit vastu võtta, kus ta saab 4 miljonit või ta tahab midagi suuremat saada ikkagi selle üsnagi hea hooaja pealt. No, tema on unelmate selline lüli. 7 mees või 8. Unelmate 7 mees selle raha eest. Ja 8. on game changer tihtilugu. Ma arvan, et Westbrook võib-olla tahab äkki isegi mingi saada 8 miljonit, 9 miljonit, kuigi ta tahab sõrmust. Mine tea, ma arvan, et ta võib tahta ka sõrmust, aga küsimus ongi, kas ta tunneb, kas ta julgeb jätkata Denveriga. Ta kirjutab kohe selle 4 või mida iganes millil alles raha tal puudu ei ole, eks ju. Aga ta tahab näha liigutusi, et tiim läheb paremaks. Ja seda ei ole ju nüüd järjest aastaid tehtud. Ma ütlen, Westbrook veteranina, ta vaatab ka selle järgi, et kes mis kaitset annab. Isegi ta oskab vaadata selle pilguga, et mis siis, et sul õlg on haige, sa pead ikkagi positsioneerima õiges kohas. Aga mis... See Porter... Mingi odavam... Westbrook isegi veel odavam, 3 miljonit. 3,5. Mõni mäng on tal 30 milli eest. 3,5. Me just koostasime siin mõned saated tagasi seda võistkonda, seal oli Westbrook 3,5 miljonit. Ja lisaks siis Denver maksab sel aastal luksusmaksu $36 miljonit. Et ei ole mitte üldse väike summa, mida Denver maksab siis teistele tiimidele oma rosteri eest. Lisaks Dario Saricil on player option 8 miljonit. Euroopa... Kuule, 8 miljonit. Dario Saric võtab selle vastu ja ta jääb paigale sinna pinki. Ei no, tuleb Euroopasse, et ülejärgmisel aastal. Vaat see ongi see põhjus, miks see manager pidi kinga saama, sorry, aga Dario Sariciga ta pani ikka väga-väga rämedalt pani pange. Lisaks on hunnik mehi, keda keegi vist ei tea. Jordan on vaba agent, küllap tuuakse tagasi 15. mehena. Vlatko Tšantšar läheb Euroopasse tõenäoliselt. Kui just Jokic ütleb, ma tahan Vlatko stays. Ja, siis ta jääb. Siis Vlatko jääb. Siis mingi 4 milli või palju talle makstakse? No miinimumlepingut sisuliselt. Aga tegelikult ongi, et ma arvan, et Erki tabas naela pihta, et kui tahta teha mingisugust manöövrit ja nüüd on küsimus, kas sa teed seda sellepärast, et sa olid tegelikult 5,5 mehega või 6,5 mehega väga lähedal OKC võitmisele ja niimoodi, et sa oli pool tiimil ribadeks lõpuks. Valesti oli see, et mehed olid katki. Jah, kas sa üldse tahad seda liigutust teha, aga kui sa üldse teed, siis tõenäoliselt see saab olla ainult Michael Porter Jr. nagu liigutamine kas siis 2 tükiks või 3 tükiks, et sa teed nagu Porteri mitmeks nagu okeiks rollimängijaks. Probleem on see, et kui sa teed seda, siis parem oleks, et tulevad väga head viskajad vastu. Sellepärast, et Michael Porter Jr. on üks ainsaid mehi, kes seal nagu paneb volüümiga efektiivselt 3. Et Nuggetsi häda juba viimased 2-3 aastat on olnud see, et neil on nii vähe viskajad. Ja, aga terve Gordon võtab ka viskeid, kui ta saaks 3 peal mütata. Seal on teine häda hoopis, et... Gordonit on vaja 4 peal. Hangid 4 peale viskava.
viskav 4. Kutid numbrid räägivad sellest, et Stretch 4 paitaks nii mitu kui Porter on platsil, siis nad võtavad metsikult hästi lauda. No. Kui teda ei ole, siis nad mõtle, kui palju paremini nad võtaksid siis, kui Gordon mängiks 3 peal, Brown 2 peal. No, ma väidan, et Gordoni parim positsioon on 4. Aga sa võid vastu vaielda. Ma lihtsalt ütlen seda, et ongi see, et ikkagi tänasel päeval on Porter ja Murray on need 2 mees, kes ikkagi viskavad 3 nagu isuga ja mõnuga. Jokic teeb seda nagu vajadusel, Gordon teeb seda vajadusel tegelikult, ta tegelikult ei eelista seda 3 huupami nagu panemist ja Brown teeb seda siis, kui tal mängitakse positsioon kätte. Et Porter ja Murray on need 2, kes uhavad ja nad teevad seda põhihooajal tegelikult päris hästi. Ja teevad seda play-offis on teinud seda üsnagi korralikult, Murray oluliselt paremini kui Porter. Äkki rääkida hoopis sellest, et hakkad seal peast nagu põhilepinguid hakkad seal veel, et nagu seda raha asja kuidagi parandada, aga äkki hoopis sinna sügavust juurde, Aga see on ka ainuke variant tegelikult, et sa teed Porteri sügavuseks. Stretch 4, kes ei ole Dario Saric ja veel mõned... No samas see on küsimus, aga äkki see mees peaks olema Peyton Watson, kes tegelikult oli pingi peal juba tänavu, ta on noor mees, 21-aastane. Ta sai tegelikult mingil määral oma võimalusi, aga siis see eeldas, et teised on vigased. Et miks mitte ta panna rotatsiooni juba siis, kui teised ka veel... No mina arvan, et see kõik taandub sellele, mis on Adelmani filosoofia. Kas ta usaldab noori, kas ta tahab nagu põhihooajal kasutada rohkem noori, Jalen Pickettit, seda Watsonit, neil on mingit Bobby Portist vaja. Strotterit, seda, kes Darren Holmes, kes oli neil vigane terve hooaja. Et kui ta tahab noori kasutada, siis ma arvan, et jah, ei ole vaja nagu Porterit teha lülideks, aga kui... Ma ei ole kindel, et sa saab Porteri eest hea diili. See on probleem, et Porter on väga kallis mängida, saab nagu 40 miljonit aastas. Ja katki päris tihti. Ja kes peaks tahtma teda ja kes peaks tahtma anda ära nagu häid mänged midagi sa pead muutma. Eriti kui OKC võidab. Nii, ma ütleks just vastupidi, kas siis äkki sa just oled paigal, et kurat, ma sain nagu nii lähedale selle satsiga, paar meest on rohkem tervemad ja ma võidan selle OKC. Ja aga siis on küsimus see, et sa pead vähemalt paremini pihta panema kui Westbrooki praegune leping 7-8. No ongi, et sa pead nagu, ma arvan, et sa pead selle rotatsiooni nagu tagaosas tegema paremad manöövrid ja lükkid. Ei, siin ma ütlengi, et jalgratast ei pea leiutama, sest et me räägime tiimist, kes selle pundiga võitis tiitli. Jah, nii. Selle tuumikuga. Ja mis on läinud lahjemaks, Bruce Brown ja mis sealt hakkas edasi idanema. No, Kentavious, Caldwell Pope ja mõned veel. Aga need on väga olulised mehed. See vendis ka siis sisse. Aga mina muidugi väidan selle Caldwell Pope'iga, et nagu sorry, ega Brown ei oleks täna see mängija, kes ta on, kui Caldwell Pope oleks jäänud. Ja ma arvan, et Brown on tänasel päeval oluliselt parem mängija, kui on Caldwell Pope, nagu oluliselt mitmekülgsem mängija ja ka pikem ja suurem mängija. Et Brown, ma kardan, võib saada siin sügisel 100 miljonit. Ja oota, praegu ta on... Rukki lepingu peal, saab kopikaid. Ja oota, kuhu ta nüüd lõpuks jäi Brown, et mul on mälu auk. Bruce Brown, kus ta on? Bruce Brown läks Indianasse, sai ulme lepingu saab 20 miljonit. 22 miljonit ühe aasta eest ja pluss veel player option. Ja see oli teenitud, eks? Jah, okay. Indiana maksis raigelt üle. Maksis üle, jah. Nii, Indiana sai aru, et okei, Bruce Brown päris seda raha pole ka väärt, saatis Torontosse. Toronto saatis nüüd Pelicansi. Ja vahepeal tehti vist lepingu pikendus temaga ka ära. Ideaalses maailmas saaks ta discountiga tagasi tuua, aga... Aga see pole see Bruce Brown, kes ta oli vanasti. Ei ole. Et mul ongi küsimus, et kõik ütlevad, et trade Michael Porter Jr. ongi kelle vastu. Selles mõttes, et keegi annab oma häid mängid ära üsnagi tihti vigastatud suure viskaja vastu. Ja ma arvan, ma ütlen ka seda, et Michael Porter Jr. väärtus Nuggets jaoks on suurem kui teiste tiimide jaoks, sest nagu ta on paganama pikk ja hea äär. Tal seal Jokitsi kõrval on hea olla ja siis Gordon teisel pool, eks ju. Porter Jr. on üks vähesid väga pikk äärmängid. Kus nad siis juurde peaks panema põhiviisik, okei, on fine, aga see ongi see, et sa pead leidma need miinimumvetid, kes ei lähe katki ja annavad sulle. Sa pead leidma Ty Jerome'i kuskilt üles, sa pead leidma kuskilt mingisuguse... Kas Hardaway on liiga kallis või süksused vennad? On. Sa pead leidma mingisuguse, nagu Miami Heat tõi kuskilt Max Trussi, Gabe Vincenti, sa pead leidma nagu need mehed üles. Dakota... Neil oleks ideaalselt drafti vaja, aga neil pole vist draftiga, aga pole ka väga... Ei, drafti valikud on OKC käes.
seda oleks vaja praegu, et tõmbaks vaata mingi hea venna praegu, just oleks jube hea, vaata tõmbad Browni uuesti, siis Bruce Brown tõmmati üli hästi või see Kristen Brown, see tõmmati üli hästi, tuli meistriks ülikoolis, tuli meistriks otsa seal ja Kristen Brown oli küll kuldne tõmme. No ma ütlen, et see oli selle manager'i parim lükka tegelikult, et ja. Calvin Boothi. Ja kui Brown ei oleks nii hea olnud, siis nad ei oleks nii kaugele ka tulnud. Ka endine mängija see Calvin Booth. Ja Booth, tegelikult ma ütlen, mitte ainult Browni draftimine, tegelikult Calvin Booth tõi ka Bruce Browni ja Jeff Greeni tegelikult tõi 2 aastat tagasi, kes olid olulised mängijad. Jeff Green oli tiitli rannis sama oluline kui ta mängis suurt rolli. Ta oli 7. mees, 8. mees. Nagu see 8. Nagu see serblane Bielitsa Golden State Warriorsile täpselt sarnane mängija. Absoluutselt ja selle kohta vist isegi rääkis LeBron oma podcastis, et sellised vennad aitavadki sul mänge ära tuua. No. Aga igatahes, point on see, et ma arvan, et see tuumik ei muutu, see tuumik jääb paigale. Võib-olla leitakse hea deal Porteriga. Ainult hea diili korral. Jah, ainult hea diili korral, ma arvan, see asi juhtub, ma arvan, et kui leita hea diili, siis Porter jääb paigale, sest et ta on nagu selle tuumikuga kokku sulanud juba tänaseks. Nad teavad, kui see algviisik on ju super hea tegelikult, see algviisik on vaata, et NBA parim võib-olla isegi algviisik. Küsimus ongi olnud see sügavuse puudumine, et seal ei tule sügavus peale. No kui sa pead Andre Jordaniga mässama ikkagi, siis Nad isegi ju selle pundiga, mis neil on, mis ei ole, teab, vaata seal strooterid ja asjad, et kui Jokic on väljas, nad isegi suutsid mängima õppida. See algviisik, nüüd ongi NBA parim, siis kui Boston läheb tükkideks üsnagi tõenäoliselt sel suvel, siis ongi Nuggetsil parim algviisik või Knicksil võib-olla, Ja, no et siis hakkadki otsima või on see OKC? Võib-olla OKC, jah. Võib-olla, eks just OKC on sinna arenenud. No kui sa võtad, mis sa paned Hartenstein, Chet, Williams, Shea. Tart ja Shea on ka. On päris rets ikka. No meil on Caruso võib-olla kellega asemel. Aga igatahes ma arvan, Nuggets algviisikus pole küsimus ja ma näeme, et Nuggets on võimeline maksma kõrget raha, et hoida seda tiitlinõudlejat koos, vähemalt seda tuumikut koos. Adelman oli hea valik treeneriks, ma arvan, et Adelman õigustas enda palkamist. Küsimus ongi see, et kas nad äkki ostavad teise raundi valiku, kes õnnestub, äkki leiavad hea undrafted mehi, kes õnnestub, võib-olla mingi veteran, kes ei saa suvel siin oodatud palka, on nõus. Selles ma ei saa aru, miks mõned veteranid ei kasuta seda võimest, ma tulen Nuggetsisse 9 aastaks, Jokic pane mulle kõik söödud otse... Ja siis teen boostin oma karjääri. Otse pocketisse saan kõik visked nagu Bruce Brown ja panen lihtsalt muudki sisse. Ma arvan, et nende off-season värbaja peaks Westbrook olema. Tulge siia. Kas ta nägite, mida muidugi Jokic ütles nüüd siis end of season pressikonverentsil? Ei näinud vist isegi. 3 asja ütles. Esiteks ütles, et talle ei meeldib mingi oleksitamine, et oleks mingi mees terve olnud, siis ju küll oleks võitnud. Vaat ei võitnud. Et Jokic ütles kohe, et lõpetage ära. See sirgjoonelisus on nii tervitatav. Et oleks kana kukku jäleda kana. Tema räägib tegudest. Jah, et igal aastal on oleks. Teda ei huvita see spekuleerimise jura. Et oleks hobusel noks, ei oleks ta mära. No mis iganes on ju. Et teine asi, mis ta ütles, et on see, et tal on hea meel, et saab varsti õlut juua. Jah, see oli ka oluline. Nii, ja 3. asi, mis ta ütles, on see, et mitte see varsti õlut juua, vaid see kaua aega õlut juua. Ja järgmised 2 nädalat, mis ta ütles. Ja 3. asi, mis ta ütles, on see, et on selge, et tänasel päeval pole see tiim piisavalt hea, et tiitlit võidelda. Me nägime kõik, OKC võitis meid, nad olid kindlalt parem tiim lõpuks ja meie kaotasime ja see on fakt, on ju. Ja kui sööres ta väga harva midagi sellist ütleb. Jokic ütles väga ausalt, et praegu me pole piisavalt head tiitlit võita. Meil on vaja nagu abijõudu. Ja ma arvan, et see annab lootust, et Jokic võib-olla esimest korda enda elus võib-olla on nõus värbama Euroopa mängijaid vähemalt. Et ma ei tea, Bogdanović, äkki tahad tulla. Mõtlemisviske dimensiooni, see avardab kohe Denveri jaoks. Jah, võib-olla Euroligast mõni parem mängija tule nagu korraks siia. Mõlemad need Bojan Bogdanovićid sobiksid hästi. Mis iganes on ju, et võib-olla näiteks kes see täna... Üks on küll Bogdan, aga... Kes see mängija, kes seal Fenerbahčis Holl või, kes seal pani hullu, äkki tahab tulla Holl korra NBA proovima või siis see, kes see... Kampatsot ta ju proovis. Nigel Hayes on ju, tahab tulla äkki proovima korra NBA-d. Oota, see MVP, kes viimati käis, see viskaja, see oleks ka ju... praegu oleks koht, kus olla, vaata. Et ma arvan, et Jokic, teeb mingisugust rekruutimist sel off-seasonil. Kuduricit meenutab need, see oleks ka suke hea. Jah, just. Ma päriselt arvan, et Jokic sel suvel hakkab rekruutima, sest ma arvan, et ta ei taha minna ajalukku ühe tiitlimehena.
jah. Sest Fieldil on 2. Noh, näiteks on ju. See on üsna aus ja hea motivaator, sest et muidugi Fieldil on 2 erinevate klubidega. Ma väidan, et kui Jokic seda teist tiitlit ei saa, isegi kui ta saab 4. MVP ja 5. MVP. Siis on juba ikkagi see... Jah, aga no ikkagi sul peab olema rohkem kui 1. 1 on parem kui 0. 1 on parem kui 0. Ei, sul on 2, siis saad Hakim kohe juba. No isegi rohkem kui ja võib-olla Hakim saad juba Larry Birdi võib-olla püüab kinni selle 2-ga tegelikult, et kelle Bird sai 3. Ei no ma mõtlen, et kui sa 4 MVP-d või 5 MVP-d ja sul on 2 tiitlit, sul on 1 tiitel, saad Gary Payton. Sorry, ma nüüd vihastan hulgaliselt Bostoni fänne, aga konkurents NBA-s praegu on midagi muud, kui see oli 80-ndatel. See on natukene ikkagi teine teema. Okei, tõsi. Ja lisaks 80-ndatel kõik managerid peale... Samas ma ei saa ikka üle kui ümber. Joakim Noah on ka olnud MVP ressi 4. Ühe korra. Ja lisaks teine asi, mis jällegi vihastan 80-ndatel fänne, 80-ndatel oli Red Auerbach vist ainukene manager, kes ei teinud kokaiini. Et Bostonil oli manageriga... Crackheads! Teised tegid kõik pulbriga neid otsuseid. Tõmbaks kõne peale, äkki saab seda venda. Aga nüüd anname hinde ka siis Denver Nuggetsile. Nugget sellega, mis neil kasutada on, et vaata, me alati ütleme, et ja see kriitika ei tule ainult meilt, eks ju, et lihtsalt Jokicil on rohkem abi vaja. See, mis tal on kasutada, sellega võttis maksimumi, ütleks mina. Ja võttes arvesse ka, mis vastased tulid. Et Clippers ja OKC tulevad sulle play-offides, näiteks oleks, ma panen teise asetusega, näiteks oleks olnud Houston esimene mäng nendel. Ja võib-olla Warriors. Jah, et see oleks olnud, ikkagi võib-olla lõbusam neil natuke. Warriors ei ole lihtne, aga Houston lihtsalt näiteks. Just teeb katki kõik meil. Ja ma annaks 5- selle pealt, mis neil on. Ma annaks tugeva 4+, sellepärast miks ma annan 5- on see, et ma arvan, et see tiim uskus alates play-offide algusest saati, nad jõuavad ikkagi kaugele. Et mis sest, et ees on Clippers ja tõenäoliselt OKC. Ma päriselt arvan, et Jokic, Murray ja kogu see tiim uskus, eriti pärast Game 3, kui olid ees 2-1 seerias, et we can go all the way. Me võime minna finaali välja ja selle võita. Ma arvan, et see tiim seda uskus, ma arvan, et ka fännid uskusid seda mingit pidi, võib-olla mõne vähem kui rohkem. Oklahomal, ma arvan, oli päris värin oli sisse see, et... Mina olin värisesin, ma arvan, et terve Oklahoma värises, ma arvan, et siin päris paljud inimesed veel värisesid, et mina annan 4+ ja see on nagu väga tugev 4+. Sama meelt ja siit saame edasi minna, et OKC-st me jõuame veel tulevates... Nii, lähme edasi tiimi juurde, kes minu arvates on vähem tõeline, et tuleb välja 3-1 seisus kui see teine tiim, eks lähme Knicksi juurde. Nii, Knicksil on natukene siin uurisin, et rahaline seis on nii, et neil on sellel hooajal 179 miljonit on siis palkade peal. Ehk siis nad on ka natukene ikka luksusmaksus, aga nad maksavad 113,5 miljonit umbes. Niimoodi, et ei, on, aga see ei ole ka nüüd nii röögatu. Võtame Bostoniga võrdluse, siis siis võtame Sansiga võrdluse. Üks on USA suurim linn, ja. Just, aga et siis vaatadki, eks ju, nad on sellest teisest apronist all, nad võib-olla saavad ka selle 5,2 miljonit seal taxpayer mid-level exceptionit valikutega. On neil nii, et neil on jõhkrate kaitsetega on mingisugused first round pickid Washington Wizardsilt ja Detroitilt, aga nüüd ma täpselt ei suutnud välja vaadata, et kas nüüd selle hullu drafti lotoga, kas neil mingid variandid tekkisid sealt saada, aga minust neil ei ole. Kui neil on see Detroiti valik, ma mäletan selle vahepeal OKC käes, siis nad selle Detroiti valiku saavad endale. Et siis sealt võiks midagi nagu saada. Mingi korralik esimese raundi valik, jah. Mis ei pruugi üldse kehva olla. Aga seda Washingtoni valikut nad kätte ei saa. Hetkel game changer ongi Pacersi puhul üks korralik esimese ringi valik Obi Toppin, kes teeb ja järgmistel aastatel on natuke see, et see Michael Bridgesi vahetus oli, et nad on see kõik valikud ära? Ja Steppiani rule on siis, mis seal natuke piirab neid liigutusi tegemast, et nad läksid natuke all inni siis seal, et see punt kokku saada. Aga kui ma võtan nüüd konkreetsemalt ette nende selle, kuidas neil lepingud on, siis ma vaatasin, et tegelikult ei ole üldse kehva, et kes on kõige kallim mees praegu, kes on Knicksil? Brunson.
kas Towns või Anunoby? Anunoby on kõige kallim mees. Tema lepingu väärtus on 164 miljonit, eks ju. Ja siis tuleb... No see on 4 aasta peale vist. See on isegi 5 aastane, jah. Siis ta nii kallis see ei ole, see on normaalne. See on muidu okei, aga lihtsalt number on ikkagi kõrge, mis tuleb maksta, aga aasta peale mitte nii palju. Townsiga muidugi on see, et tema on 4 aastat 160 miljonit, et sealt siis nagu 2027-2028 aasta peab 61 miljonit juba maksma korraga. Jalen Brunson, tema... 43 peaks olema. Ja no Brunson tegi räige hinnaalanduse. Ja ma ütlengi, et tänu sellele, et Brunson nagu tegi see discoundi, ta on nüüd nagu moodsa ajas Dirk Nowitzki natukene. Et loomulikult me peame ütlema, et ta tegi 140 miljonit lepingut, see ei ole väike raha, aga lihtsalt tänapäeva NBA-s ta umbes 100 miljonit lauda, ütleme niimoodi. Ja selle 100 miljoniga sa teed väga palju liigutusi tegelikult. No selle 100 miljoniga nad annavad, ma arvan, et see oli kokku lepitud, et Brunson võtab nagu palgakärpe ja see raha tegelikult kohe, kes saab lepingu pikenduse, on Michael Bridges, kes tahab, ma arvan, märgatavat hinnatõusu. Sest praegu Bridgesil on 48 miljonit, 23 ja 24 miljonit ja no, ta tahab ikka siin üle 30-40. Ühesõnaga see aasta 23, järgmine aasta 24 ja jutud käivad, et Michael Bridges tahab siis saada 35 aastas. Ja praegu neid mänge vaadates tegelikult on neid 35... Ma arvan, ta on 30 miljoni mees. 30 miljoni mees on ta küll. Josh Hart, tema on ka väga hea value, aga temaga natuke selles mõttes on parem, et ta on lepingu all kuni 2027-2028 ja 58 miljonit leping, mis on Harti puhul ikkagi suht okei. Mitchell Robinson järgmine aasta on ka veel lepingu all ja 14 miljonit ja 12 miljonit. No nüüd on küsimus, eks ju, et Mitchell Robinson... Treidida ära. Et ta on suhteliselt hea raha eest, tähendab oma selle mänguga see 12 miljonit teenib igal juhul ära, eks just, kui ta on väljakul. Ja edasi siis on... Kui ta on väljakul. Kui ta on väljakul, jah. Et, aga mingites vastasseisudes ta oli väga oluline mees, võttis laua puhtaks. 12 miljonit, sa saad korraliku veti. Aga edasi ma ütlengi, et siis on siit hakkadki vaatama, et McBride näiteks on kuni 27. aastani. Tal ei ole suur leping. 13 miljonit. Achuva on 6 miljoni peal ja järgmine aasta tal ei ole üldse teada, et mis Achuvas saab. Et Achuva on siis ka üks vend, keda... Kuule, kas Achuvat ei tahagi või? Kui ta seal ei saa minuteid. Võib-olla Denveri tahab. Et Achuva näiteks Denverisse, see oleks ju siuke asine tükk sinna juurde ju. Aga edasi on juba jah puru selles mõttes. Ei no, võtame siis kokku kõik need mitmed mehed, kes on saanud nagu vahepeal siin rotatsiooni Thibodeau ridades, et siis ehk siis Landry Shamet, Delon Wright, Cameron Payne on kõik ühesõnaga, et ärme neist räägi. Cameron Payne, see käib meil igas saates, kui tuju läheb ära juba ausalt. No. Miles McRae on väga hea lepingu peale, mitmeks aastaks, üliodava lepingu peale, tema jääb alles. Aga no ühesõnaga, ma arvan, et Knicks suve mõttes ei tee põhimõtteliselt mitte midagi. Jah, sest aga kas nad ei peagi, põhiviisik on tugev? Vetiturul vaatavad ringi ja... Nad tegid oma liigutuse ära just, see Townsi teema. See oli ikka jurakas. See oli väga suur nagu käik Randall Townsi vastu. Ja see Tonte ka. Ja Townsil on võimalik küsida kusjuures lepingu pikendust siis varsti ka jälle. Ja ta tahab seda, ma arvan, endiselt 60 miljonit aastas vähemalt, midagi sellist. Et nüüd ongi küsimus, et kuna Brunson võttis hinnakärpe. Järgmine kord ta ilmselt tahab raha saada. Küllap tahab, aga nüüd ongi see, et see raha, mida Brunson kärpis, see läheb Bridgesele. Okei, see selleks. Nüüd ongi küsimus see, et kuna Thibodeau, ma ei tea, kas see õpetab vanale koerale väga uusi trikke. Tõenäoliselt jääb see nagu pilt suures pildis samaks, võib-olla järgmisel hooajal saavad need noored mehed nagu Tyler Kolek ja mõned mehed seal, kes seal tegelikult täitsa päris okeisid esitusi, saavad rohkem mänguaega ja Precious Achuva asemel siis nagu Robinson vast peab rohkem vastu, kui ta on pisemas rollis, kui ta on muidu harjunud olema. Et kuna ta on lihtsalt Townsi backup, ta enam ei ole nagu see põhiviisiklane. Küsimus minu jaoks Knicksi puhul ongi see, et nüüd kui Boston on 9 hooajaks tõenäoliselt out, tõenäoliselt, siis mina arvan, et Knicks riskib sellega, et teetab samaks, aga ma arvan, et see on ka ohtlik, sellepärast, et kui mitu asja pidi sel aastal õigesti minema Knicksi jaoks, et nad nii kaugele jõudsid, esiteks nad tuli mitu korda välja raskes seisus Pistonsi vastu, neil oli Bostoniga natukene,
halba õnne nagu Bostoni jaoks, head õnne Knicksi jaoks. Nad oleks küllap nagu nii võitnud selle seeria ära, ka siis, kui Tatum oleks terveks jäänud, aga jättis nagu pitseri natukene seeriale. Aga nii palju asju oleks neil õigesti, et kas tõesti nagu teist aastat järjest nad tulevad play-off'i täiesti terve rotatsiooniga, kõik mehed on neil terved tegelikult olnud. Ja hooaja siis mängib kõik 40 minutit, eks ju, nagu ikka see tibitõu mudel on. Et noh, mul ongi see, et lihtne on jätta samaks teades, et noh, Boston langeb ära, Cleveland ja Indiana jäävad, võib-olla Indiana läheb tugevamaks isegi, mine tea, aga kiusatus on nii suur, et ärme tee midagi, lihtsalt nagu noh, isegi kui me kaotame selle seeria, on see 4-1, 4-2, 4-3, vahet pole, jääme paika, järgmine aasta noh, on meil veel parem team chemistry, me oleme üks aasta siin kõik kokku mänginud koos Downsiga, me teeme veel paremini, kuidas mõnda meest kasutada. Ja saali müüvad täis kogu aeg. Saali müüvad täis, idafinaal on tegelikult väga korralik koht, kuhu jõuda, väga palju tiimid unistavad konverentsi finaali jõudmisest, Charlotte Hornets on unistanud sellest, ma ei tea, 100 aastat juba tänaseks. Washington Wizards. No Wizards, noh, siin on need tiime... 77. Ja siin on need tiime kuhjaga Bullet sina veel. Et ma tegelikult arvan, et kui siin üldse mingi teema on, siis ma arvan, et nad kardavad teha suurt manöövrit mängijatega, aga võib-olla neil tekib see kiustatus Tom-Tibu tööga. Ja, aga siis küsimus, kes asemel ja ongi, et mingi ülikooli kossu mingi mul on ise tunne, et vaata, muidu see Dolan ja on nagu eemale tõmmanud ja tubli ka, et ta tegi seda, aga tema ütleb nii, et kuule, see, mis on, toimib piisavalt hästi. Et jätkame. Ma arvan, et Dolan ütleb ka, et mina mäletan neid aega, kus Knicks oli nagu iga aasta play-offist väljas. Iga kuradi aasta oli play-offist. Iga kuradi aasta jälle oli vettumas. Jah. Ainult 2013 oli hea aasta, kus oli Carmelo ja vanad veteranid koos. Jason Kidd. Korra said unicorni ka näha. Aga muidu on iga aasta olnud nagu pekkis. Ma arvan, et tegelikult Knicks naudib seda, et isegi kui me ei ole nagu number 1 soosik idas, me oleme number 3 soosik. Kindel top 4, ükskõik mis... That's good enough. Tead, mis veel puudu on või? Nad peavad Oakley tagasi saali laskma. No vaatame, kas see juhtub. Kõik muud on tagasi, vaata. Spike Lee vahepeal oli ka saalist väljas või Dolaniga tülis. Aga ma arvan, mida Knicks ütleb ise endal on ka see, et äkki järgmine aasta, kui Bostonit pole ja Cleveland võib-olla, ma ei tea, katsetab mingisugust uusi asju, siis äkki me võidame ida põhihooja, me väldime jälle Indit kuni ida finaalini ja noh, kui kaotame ära, siis kaotame, aga võib-olla võidame. No see on ju põhimõtteliselt sama, mis oli Bostonil aastaid. Vaata, et olidki, käisid ju ida finaalis ja isegi finaalis käisid ka vist. Ja Warriorsi vastu. Sest ega see tagant ju kedagi väga ei tõuse. Et selles mõttes, no ida pigem nõrgeneb. Et ma ütlesin, et ida nõrgeneb pigem, et noh, tekibki küsimus, et mis väärtus üldse selle ida võitmisel lõpuks on. No, aga... Jannis läheb ju ära, siis mis idast järgi jääb, kui Jannis läheb ära, no tasakaalu mõttes, nagu staaridega. Donovan Mitchell, Tyrese Halliburton. Halliburton võib selleks, et juba nuusutada finaalid MVP-d. Ja siis on Jalen Brunson sul mees, kes on nõus 100 milli ära andma, siis ta teab, et aasta tagasi talle ei oldud nõus maksma 120 miljonit tallases, eks ju. Ja nüüd ta saab 148 miljonit kätte ja see on talle piisav. Tervitan meie produtsente, kes haigutab suure suuga selle jutu peal. Jaa, aga nii ongi, lähme edasi. Ei no, põhimõtteliselt on see, et paneme hinde ja... Ma arvan, et Knicks ongi flirdib sellega, et isegi kui me jääme teise raundi tiimiks, ka see on hea tegelikult, sest kui anda fännidele lootust, et me oleme kõik iga aasta play-offis, jõuame vähemalt teise raundi, kas see on piisavalt hea meie jaoks? Vaat see on küsimus, ma arvan, nad mängivad need stsenaariumid läbi, vaata nagu suuremates boardroomides räägitakse, et teeme nüüd nii, et idafinaal hästi või veel paremini, eks ju. Siin osad muidugi spekuleerivad, et äkki Knicksil tekib kiusatus. Mingi Jannise järgi minna. Pakkuda Downs ja Bridgesit siis Jannise vastu, aga mina väidan, et sorry, aga Spursil on parem pakkumine noorte ja valikute mõttes, Rocketsil on parem pakkumine tõenäoliselt, isegi OKC. Ja sa paned 2 oma pikka lepingut kindlat algviisiklast, Bridges annab sulle 83 mängu hooaja peale, et no ja kelle sa põhisse tood, siis McBride'i või? Jah. McBride siis põhisse. Või siis mingi teine mees. Samas kui lähtuda sellest, et kes saab treidi parima mängija, siis just kui klapib ka Knicksi jaoks, aga kes siis Knicksil 3 hakkab mina küsin midagi Milwaukee'na vastu, et mida ma teen selle Bridges ja Downsiga. Et ma olen siin nagu ootan Damiani, kuni Damian on 36 ja töötad tagasi. Siis olete teiega vanad juba. Ja siis on Down, ühesõnaga, siis ma võidan siin 37 mängu koos Bridges ja Downsiga ja olen õnnelik selle üle või.
et ma arvan, et keegi ei taha, et tema parim... Ei, siis Bridges saab Downsi lõpetada, et mina oskan neid kohvreid pakkida, et võt nii käibki. Igatahes paneme hinda ka Knicksi hooajale, et kõigepealt paneme hinda siis, kui nad kaotaksid idafinaalis. Mis see hinne siis on? Nad on juba kaotanud selleks hetkeks. Idafinaali kaotus tahaks ka öelda, vaata nad olid eelmine aasta ka seal. Teine raundid olid ikkagi. Teine raund, eks ju, põhimõtteliselt sama natuke parem, et tegid ikka edasimineku, siis sinna 5 miinuse peale tahaks. Ma panen 5. Ma panen ka 5 miinusega. Ja kui nad saavad finaali ime läbi, siis on 5+. Siis on kohe pluss, sest... Jumalauda. Jah. En onnistun nüüd tälle hetkel. Ja finaalis võita, see on juba unel. Siis on juba 6+. Seal ma ütlen seda, et neil ei ole vast seda match-upi. Mis te võtate selle Eesti Knicksi kõige märjama fänni? Knicksi saa. Aga kas sa... Järgmine aasta, you never know, pall on ümmargune. Selleks aastaks on... Ma küsin su seda ühte. Mina elan ka Indianale kaasa, ma arvan, et Indiana on kossusarik ja kõik inimesed seal väga väärivad seda head emotsiooni, mis tuleb finaaliga. 3 abatiitlit. Aga kui see Madisoni peaks tulnud see finaal, siis ma arvan, et see Madison, New York linnapea peab investeerima ruttu kindlustusse ja igasugustesse muudesse turvateenustesse, sest ma arvan, et see Madison lihtsalt trambitakse maa alla. Okei, siis kui see tõesti juhtub, siis see tool saab 5. hooaja alguses bänni või? No vaatame. Nii, lähme Minnesota peale. Hüppame Minnesota peale, jah. Keda me siis tänases seisus me ei tea, et on siin, aga... Kes eelmist saadet kuulas, siis need teavad. Aga Otto siis on mitu stsenaariumi pakub välja vist või? Pakun jah mitu stsenaariumi, pakun 3 stsenaariumi, räägin igast lühidalt. Ma ei hakka sinna off-seasonisse minema, ütlen ainult ühte off-seasoni kohta. Minnesota on sel hooajal kalliduse mõttes teine tiim NBA-s, ainult Phoenix Suns on veel kallim tiim kui siis Minnesota Timberwolves. Tõsi, luksusmaksu maksab Boston rohkem kui Minnesota, sest Boston on kauem aega maksnud luksusmaksu, siis ta trahvib peale. Minnesota maksab alles esimest või teist aastat seda kõrget luksusmaksu. See selleks, Minnesota on väga kallis tiim, 202 miljonit võtavad need mehed sel aastal ja see on enne seda, kui Nikhil Alexander Walker ja Naz Reid siis sel suvel on vabaagendid ja tahavad või põhimõtteliselt on vabaagendid ja tahavad seda palgalisa juurde. Ja ilmselt ainult ühele nad maksavad või? Ja see on Naz Reid ilmselt? Ma kardan küll. Ma kardan, et see on Naz Reid, kellel maksavad. Kuigi kaitses oleks neil seda Walkerit väga vaja. Aga ma arvan, et nad lähevad selle nagu riski peale, mis on igati normaalne risk ja õigustatud risk, et see Terrence Shannon Jr. võtab üle Alexander Walkeri nagu rolli ja mine tea, äkki ka see noor Rob Dillingham, kelle nad võtsid eelmise suvel draftis 8. valikuga, äkki temast saab asja, on ju. Et ma arvan, et lihtsalt Alexander Walkerit on lihtsam leida uut Alexander Walkerit kui Naz Reidi. Ja, see on küll. Ja Naz Reid on seal kohalik legend. Kui sa lähed poodi, ütled, et one carrot please, siis ütleb see kassiir Naz Reid. Okei, Naz Reid. Mida juttu? Ma aegutama jääb, kui ma täitsa nõus... No lihtsalt Naz Reid on legend kohalikult, aga okei, see selleks. Fakt on see, et Minnesota natuke nõrgeneb suvel, nii et see on nende parim võimalus nagu saada finaali ja tiitlit võib-olla, kui just McDaniels, Edwards ja need noored Shannonid ja Dillinghamid ei tee nagu järgmisel aastal veel ühte sammu edasi, eriti Edwards, kes peaks jõudma siis NBA absoluutsesse tippu, top 5, top 6 mängijate sekka ja ütleme nii, et ka see võib-olla McDaniels võiks isegi mõelda all-star nagu hooaja peale, et siis on nagu neil lootust. Ja kõige selle eelduseks on see, et Randall paneb all-star tasemel edasi. Just ja Gobert jätkab heal tasemel edasi, Goberti tootlus kaitse poolel ei kuku ja lisaks ka see, et Mike Conley veel midagi purtsatab. Kas tal on veel üks hooaeg? Äkki on üks aasta veel. Ta praegu on püsinud terve, arvestades kui keeruliselt tal ma arvan, et juba järgmine hooaeg tegelikult pannakse Conley pingile ja pannakse see Rob Dillingham sisse ja kurat, sa pead uppuma või õõma. Et midagi pole teha, neil on vaja selle... Kui liiga hulluks läheb, siis ikkagi parem on hoida Conleyt tervena ja play-offideks, kui raisata teda põhiturniiril, sellest nad kindlasti lähtuvad ka. Jah, et see on see järgmise hooaja outlook, et ühest heast pingimest nad jäävad ilma, nad loodavad, et mõni nooruk võtab selle asja endale ja nad loodavad, et Randall jätkab samal tasemel, kus ta näitas selle hooaja lõpus.
tegelikult ausalt Randall on vaata, et minu jaoks üks suurimaid 180 kraadi nagu pöörad, et vau, et siukene loom võib olla Julius Randallis peidus või, sest ta ei ole varem seda play-off'is mitte kunagi näidanud. Ei, absoluutselt, et talle anti ikka võtmed kätte ja Tonte on ka hea olnud. Tonte on vajalik olnud ja ma arvan, et ongi see, et kui Dillingham ei vea välja, siis öeldakse, et sorry, aga Ant ja Tonte te peate olema nüüd nagu primary... Aita värskendada mälu, Tonte oli Paxi meistritiimis ka või ei olnud? Ei olnud, ta vahetati enne välja. Vahetati enne välja, jah. Aga nüüd kõigepealt, kui Minnesota peaks kaotama selle seeria, mis on kõige tõenäolisem stsenaarium... Selleks ajaks juba juhtunud? No mina austan Bullsi piisavalt, ma ei taha midagi kindla käega öelda. Ma arvan, et ma mõtlen selle välja. Ma mõtlen selle välja. Ma arvan, et kui sa võtad põhihooaeg pluss payoff, mina ikkagi väidan seda tänaseks ikkagi rahuliku südamega, et Timberwolves on paremus 3. tiim sellel aastal. Ei ole... Või isegi... No miks nad siis on hetkel... Nad on Nende piinad on selleks hetkeks lõppenud. Et ma arvan, et see on kõige sügavam Timberwolvesi tiim. Edwardsil on juba uus pruut OnlyFansis selle aja peale. Ma arvan, et see on kõige sügavam Timberwolvesi tiim, mida üldse Timberwolves on kunagi nagu omanud ja nad on väga dünaamiline tiim, nad on nii kaitses väga agressiivsed ja head, kui ka ründes on nad päris korralikud, ründes on nad ebastabiilsemad, aga kaitses on nad väga head ja tõsiselt see tiim, mis on pandud Anthony Edwards ümber kokku, see Tim Connelly, kes pani kokku Denveri tiimi ja pani nüüd kokku Minnesota tiimi, see kutt väärib ikkagi mis ta sai lõpuks osaluse, sai Minnesotas mingi 1% osalust, et ma arvan, et ta väärib seda osalust. Ei, absoluutselt, et ja see vahetus, mis nad tegid, see oli ju Knicksile ka win-win, et see oli super vahetus. Oli, ja nüüd, kui nad peaksid võitma, tulema tagasi 1-3 seisust, mida on väga vähesed tiimid teinud, alla Denverit ainult. Siis ma ütlen, et Minnesotal on pagana hea võimalus saada enda esimene tiitel. Mina ütlen, et on, isegi kui Indil on koduväljaku eelis nende vastu, siis ma arvan, et Minnesota pärast siukest elamust, et 1-3 seisust tagasi tulla ja veel OKC vastu, ja ei, siis sõitakse üle. Siis ma arvan, et Minnesota on siukene, et kurat, me võidame kõike. Me ei huvita, et Haliban paneb seal 15 söötu. Me tuleme ja võtame selle Pacers on selleks hetkeks juba nii kuum, et... No mis sa arvad, Minnesota pole, kui nad tulevad välja või? No Pacers tuleb iga mäng peaaegu tuleb mingi -12 minut kopikatega. Come on. No ma lihtsalt arvan, et kui oleks... Praegu me räägime asjast, mis võib juhtuda, mida suure tõenäosusega pole juhtunud selleks hetkeks, kui see saates läheb, või siis me räägime asjast, mida Indiana on juba teinud eelnevates raundides. Aga seda terve USA meedia teeb kogu aeg. Ja, aga... Mina ütlen seda, et kui on Minnesota ja Indiana lähevad vastu... See oleks ka ilus finaal, mõlemad saavad esimese vimpli lae alla. Just, kumb on ju. Parim mängija seeras on ju Minnesotal. Jah, sest et Edwards on parem kaitsja. Jah. Ja tavaliselt parima... Aga kui me võtame nüüd jälle vastu on see, et Haliburton ei tee pallikaotused, Edwards teeb tüki 4. Aga ei, ma küsin seda ka, et okei. See ei ole nii must ja valge, see on siuke hall ala. Kelle teine viiul on parem? Ehk siis Siakamist räägime. Siakam on parem. Aga see oleneb, millise rändli me saame. Kui me saame selle rändli, mis Golden State'i kollitas, siis on suht tasapeli, aga Siakam on stabiilsem. Ja, aga muidugi samas Gobert ja Turner on ka päris juba võrdne tänapäeval. Turner saab eelis, sest et ta teeb mängu laiali ja paeb tagant ära. Gobertiga sul ei ole mõtet vabaviski joonele kaasa minna. Gobert on kaitses palju parem. Okei, vabaviski Gobert nüüd oskab juba visata, aga ta on mitu aastat liigas ka olnud. Igatahes ma arvan, mida enamik NBA fänne loodab on see, et ühes grupi chatis, kus me oleme Henriga ka, siinkohal tervitused Tanner Leitmaale, Tanner tegi niisugust analüüsi, et tegelikult meil pole päris mitu aastat olnud hea finaali. Et me ühesõnaga hakkasime analüüsima, et 2022 oli hea finaal, Warriors ja Celticsi vahel oli päris tummine finaal, 2021 Bucks ja Suns oli väga hea finaal, sest seal kõik oli igasuguseid tsirkuste tulevärki, aga enne seda... See 2-0 on ikkagi ka sellest ei tulda üldjuhul välja. Mida?
2-0-ist, kui Paks tuli välja, et see 2-0 on ikkagi selline üsna ka harukordne. Siis seal võitsid 4 järjestust. Aga 2023, all due respect to Jimmy Butler ja Miami Heat, aga no ei olnud kahtlus. Sa lähed lõhkisena sinna. Ei olnud kahtlus, kes selle seeria võidab tegelikult lõpuks. Ja samamoodi 2024 all due respect to Dallas Mavericks, aga Boston Celtics oli tol aastal üsnagi peatamatu igas raundis. Ja sel aastal, kui Toronto võitis, siis vigastused jäid nii kriipima ja olid mõlemale. Jah, 2020 mullis ka tegelikult, ütleme, et Dragic läks katki seal ja siis... Me oleks saanud hoopis teistsuguse finaali, ehk siis päris kena, ilusa ja mitte 4-1 Lakersile. No ühesõnaga, viimase 15 aasta sees, või võtame viimase 12 aasta sees, on olnud võib-olla 4 head finaali. 2013 Miami Heat, San Antonio Spurs, 2016 võib-olla läbi aegade parim finaal, väidavad mõned, see oli tõesti imeline aasta, läks ta nii nagu läks, ja siis 2021 ja 2022, aga meil pole 2 aastat nüüd hea finaali ja ma loodan, et on see OKC, kes on Indiana vastu, on see Minnesota, igal juhul ma tahaks näha, et tuleb hea finaal, mis on pingeline, mitu mängu, närvikõdi on kõigil laes, ja ei tule niisugust totaalselt ülejooksmist, kuigi mis siin salata, te kõik teete minu prille, mingi osa minust elaks palju rahulikumalt ja saaks palju vähem südamerabandusi, kui ma näeks, et oleks 4-1 seal sinistele. Aga samas kollaste vastu ei ole ka midagi, ehk siis see on see täpselt sama olukord, nagu mul MVP-ga oli, et SKA ja Jokic, et kellel ema, kellel tütar. Ja ma ütlen ausalt, et kuigi on Knicksi asi veel vaata kõige ebatõenäolisem, siis mul ei oleks ka mitte midagi Knicksi vastu, sellepärast, et nad on oodanud ikka 50 aastat. 73-ndast. Ja 52 aastat. Ja see Bransoni värk on kihvt, see tegelikult, et tuleb, kõik vaata, mis mehed tallasel olid ühel hetkel, Luka. Kõigil 4 tiimil on võimalik kreetida see oma hea lugu, aga OKC Pacers, nad ei tohiks ära käkkida seda, et... Ei tohiks, aga Vegas ja Karvased ka... Igatahes Minnesotale, kuna muidugi saab finaali, see on juba 5+ minu jaoks selle mõttes, kuule, mölla läheb paljuks aga kui lõpetame Minnesota juttu ära, et siis kui me ütleme, et kui see tõepoolest on nii läinud, siis meil on järgmine ongi hooaega mõnes mõttes võib-olla viimane finaali selleks, et finaali analüüsiv saade, ütleme nii, et tõenäoliselt kuu pärast on siis meil juba teada, kes on võitnud. Ja võib-olla selleks, et kes aasta lõppu saame ka külalise taaskord. Vaatame, mingid mõtted on. Hinded paneme. Ma mõtlen, et kui Minnesota ei saa finaali, on see 5, ma paneksin ikkagi hooajaks hindeks 5, nad kindlasti lootsid võib-olla enamat, aga ma arvan, et teist aastat järjest lääne finaalis Minnesota ajalugu arvesse võttes on see 5. Kui nad saavad finaali, on see 5+, automaatselt ükspuha, kas nad kaotavad või võidavad, selle on see 5+ tegelikult Minnesota jaoks. 7 juba minu silmis. Ja neid tiime, kes jõuavad. Praeguses seisus 7, kui nad saavad, aga 5 üliväikse miinusega, võib-olla 5 punktiga. Põhiturniiri väike kriips ikkagi. See 6. koht natukene ja see, kui aeglaselt Rändel sulatate sisse tiivi, oli ka natuke halb. Samas neil vedas loosiga, nagu maadajad ütlevad, et esimeses ringis said Lakersi kohe, et loosiga vedas veel parem oleks, kui jah. Nii, mis sul oli veel ma ütlen ka seda, et need, kes jõuavad juba konverentsi finaali, et on vähe tiime, kellel sa annad alla 5, et vaata 4+ on võib-olla, et kui sa oled ikka finaalis seal... Seda ma ütlen, et kui OKC peaks selle asja ära käkkima, siis neile ma 5 ei anna. Ma annan neile mingisuguse 3+ või 4-, sellepärast, et 68 võitu väärib ikkagi tunnustust, aga OKC ka, neil tuleb 2026 suvi väga valusate otsuste aeg. See tiitlihake, mida me kõik arvame, et see on hullul pikk, et noored mehed küll jõuavad võita. Ma kuulsin seda sama juttu 2011 ja 2012, need aknad sulguvad ja avanevad väga kiiresti. 2-3 aastat. Ja ma ütlen seda... Ja neil on need 2-3 aastat veel? 2 aastat neil on, jah, ma olen sellega nõus. Aga 3 aastat saab näha, sest eelmisel OKC-l olid jälle vigastused. Ja ma ütlengi seda, et me ei saa olla, et sa kardad Jeti tervise pärast ikkagi nii palju. Sul on unetu tööd, Otto. Jeti tervise lase Ottal magada. Ma lihtsalt arvan, et kõigi 4 tiimi jaoks, ma ütlen selle ka välja,
on tõenäoliselt nende ajaloo parim šanss saada tiitlid, neil ei tule tõenäoliselt nii head šanssi enam uuesti. Eriti Pacersil, sest nende ajalugu näitab 25 aastast tsüklit, et nad üldse saavad ja Knicksil on 50 aastat tsükkel. Võib-olla ongi Knicks on ainuke tiim, kelle puhul ma mõtlen, et neil võib tulla, sest nad on New York, neil võib tulla veel mõni hea võimalus. Aga OKC, Minnesota, Indiana, väga suure tõenäosusega on see nende eluvõimalus. Samas ei saa välistada, et kõik, kui suudavad oma tuumiku hoida, mängivad või järgmised 3-4 aastat konverentside tipus. Vaata Bucksi, vaata Denverit on vaata Bostonit, see käib tegelikult kiiresti. See käib kiiresti, see käib ülikiiresti. Minnesota peab loobuma ühest heast mehest sel suve juba. Olgu, igatahes need 3 tiimi väärivad kõik tunnustust aplausi, loodame, et kui me oleme eetris, siis Erki ennustud on täide läinud. Ja ootame, vabandan kõigi, kes pidid subscribe ima kooli kokkutulekul 6 viga, et ma olen tihtilugu teravam ja parema energiaga, et lihtsalt palun leebemat karistust. Ja Ardo, palju edu siis töötlemisega ja saadete linti panemisega. Jah, teeme nii. Teeme nii, tšau. Tšau, paka.